Maski kandmine on vähim, mida viiruse leviku tõkestamiseks teha saame. Mitte igalühel ei ole aga võimalust endale piisavas koguses maske varuda ja seetõttu jagab Tallinna linn neid teatud rühmadele tasuta. Kas teie olete arvutanud välja, kui palju teil kuus keskmiselt kulub maskide ostmise peale raha? Ei ole, ma olen pensionär, ma sain tasuta 50 paki. Ei oska öelda. 10 kaupa ostan. No ütleme 10 eurot. Möödunud aasta lõpus jagas Tallinn inimestele ligi 1 miljon maski. Sel korral saab see arv eeldatavasti olema aga veelgi suurem. Maske hakatakse jagama paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele ning aprillis ka vähekindlustatud ja üksikutele pensionäridele. Igas pakis on 50 maski, mille jagamine toimub läbi linnaosa valitsuste. Nendel sihtrühmadel ma palun tulla siis linnaosa valitsusse, võtta kaasa isikut tõendav dokument ja siit saab maskipaki kätte. Kindlasti me ise võtame ka nende sihtrühmadega ühendust. Tegelikult jah, inimesed on olnud sellest tänulikud. Nad on öelnud, et tänu sellele kampaaniale neil tekkis selline harjumus, et kanda maski. Maske hakatakse jagama ka kortermajade postkastidesse, kus on fikseeritud rohkem kui 5 nakatunut. Andmeid me saame Terviseameti poolt ja siis püüame operatiivselt reageerida. Maskid igas postkastis ja ka teavitusvoldik, kus oleks vajalik informatsioon, pluss korteriühistu saab ka desavahendid. Kõikidest Harjumaal registreeritud haigusjuhtudest moodustavad üle 70% tallinlased. Olukord on kriitilisem kui iial enne. Me peame pidama distantsi, me peame kandma maski, me peame desinfitseerima käsi, haigena me peame jääma koju, kindlasti pöörduma perearsti poole, tegema selle testi ära. Arusaadav, et me oleme kõik väsinud, aga selle väsimuse taustal ja foonil me peaksime ikka jätkama tegema kõike seda, mis me oleme ka tublisti varem teinud.